Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas doktor Sergei Saadi. Tere! Tere! Ja alustame kohe. Biohäkkimine. Mis see on? Sa tegeled ju tegelikult sellega igapäevaselt. See on ennetav nii-öelda, kuidas me tervist ei saaks üldse mitte jõuda sinna punkti, et meil on tervis halb, vaid me olemegi sellise elustiiliga, et me ei jäägi haigeks. Kas inimene peaks üldse kunagi haige olema? Väga hea küsimus. Väga hea küsimus ja no kui me vaatame näiteks kuskil looduses ja loomi, et siis loomad jäävad haigeks, me teame, et nad jäävad haigeks, aga näiteks kas teatud loomad näiteks ei haigestu vähki, teatud loomad ei haigestu nakkushaigustesse või väga harva haigestuvad ja näiteks kui neid loomi panna loomaaeda, siis nad on sagedamini haiged ja need haigused sageli neil esineb ka näiteks kõrgenenud veresuhkrut ja nende kehakaal tõuseb. Nii et sisuliselt on väga sarnane selline olukord, kus me ise oleme justkui paigutatud kusagile loomaaeda. Meie elu juhitatakse, meile antakse süüa seda, mida meile antakse, mitte seda, mida loodus meile oleks muidu andnud ja nii edasi. Et meie valgust reguleeritakse, meie und reguleeritakse, nii et see toob meile haigusi. Ja kui rääkida biohäkkimisest, siis tegemist on sellise valdkonnaga, et see ei ole otseselt meditsiiniline või meditsiinilises sfääris või süsteemis kuidagi nagu vastu võetud kindlalt, mis asi see on. Tegemist on sellise süsteemiga, mille abil me üritame vähendada haiguste tekkimisriske, millega me üritame pikendada oma elu, vähendada igasuguseid sümptomeid, ennetada mis tahes probleeme tervisega, kasutades erinevaid sekkumisi. Too mingid näited, mis sinna biohäkkimise alla käivad. Just, et need on näiteks elustiili sekkumised alla ja kõik, mis on unega seotud. Alustades une rütmide korrigeerimisest, varasem magaminek, sinist värvi blokeerivad prillid, sinist valgust blokeerivad prillid, igasugused unetrackerid, HRV mõõtmine, stressi mõõtmine öö jooksul ja nii edasi. Kas sa ise kasutad mingit unetrackerit? Ma olen kasutanud, praegu ma ei kasuta, sest ma ei taha seda EMF-i saada öö jooksul. Nii et kui ma kasutan 6 võib-olla nädalake nutikella, et mis vaatab lihtsalt, kuidas ma magan, aga muidu väga ei kasuta. Ma tihti mõtlen, ma näen, kõik sportlased on ja kõigil on see nutikell kogu aeg käe peal hommikul, öösel ja siis ma mõtlen ka see kiirgus, mis sinna kehasse nagu tuleb läbi selle kella, et ja, nii on ja siin tulebki leida, ongi selline tasakaal, et kui palju me soovime saada mingit andmeid ja me peame olema piisavalt targad, et nende andmetega midagi peale hakata. Muidu üsna sageli tullakse vastuvõtule nende andmetega, ei tea, et kas ta saaks vaadata, et mul on siin mingid uneasjad või see uub näiteks annab päris palju või siis sellest aurast. Küll seal on soovitusi, aga neid ei ole nii individualiseeritud, et me peame kokku panema neid inimese terviselooga, mingisuguste haigustega, elustiiliga üldiselt ja nii edasi. Uni on üks osa ja näiteks, mis on teine osa, on toitumine. Üks kõige kuulsamaid biohäkkimise meetmeid on glükeemilise koormuse vähendamine, ehk siis üleminek süsivesikute vaesele toitumisele, mis on teada 100%, on tõestatud, et see aeglustab vananemist, sest see vähendab glükatsiooni või glükeerimist. Glükeerimine või glükatsioon on protsess, mille käigus glükoos, mida me saame toidust, kinnitub meie rakkude ja rakkude osakeste külge ja kahjustab neid pöördumatult. Mitte ainult rakud, aga igasugused ensüümid ja veresoonte sein ja nii edasi, et päris palju struktuure kahjustab. Ja glükeerimine on üks hallmark of aging, nii et see on üks selline väga oluline mehhanism, läbi mille meie keha kõik struktuurid kahjustuvad ja me vananeme kiiremini. Ja meil tekivad igasugused ka haigused, mis on seotud ainevahetusega alla teist tüüpi diabeet. Ja ülekaal ja polütsüstilised munasarjad ja kõik, mis on insuliiniresistentsusega seotud. Lisaks teine strateegia, biohäkkimise strateegia, mis on toitumisega seotud, on paastumine.
paastumist on edukalt ära unustatud ja praegu seda tuuakse tagasi. Üks kõige kas sa arvad, et see on nagu põhjusega maha vaikitud paastumine, et no sellest üldse kuskil niimoodi, no nüüd järjest rohkem on ja sotsiaalmeedias mingid isikud seal räägivad, aga siuke, mingi 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, ma ei tea, kes kus rääkis paastumisest, mina küll ei ole midagi kuulnud. Ja mina ka ei ole väga kuulnud, et kui mõni vanem patsient siis käis vastuvõtul ja siis rääkis et ma teen, ma käin kuskil seal kliinikus ja seal kliinikus ma paastun Loksas kuskil. Ma ei tea tõesti, et meil põhjusel see nii-öelda vaigistati või kuidagi ei olnud nii populaarne. Nüüd praegu otsitakse selliseid loomulikke looduslikke viise eluea pikendamiseks ja näiteks see fasting mimicking diet, mis matkib paastumist FMD, mida edendab üks hästi maailma kuulus professor Valter Longo, kes kasutab seda toitumist näiteks sealhulgas ka vähiravis, igasuguste muude haiguste ennetamises, sest see alandab 5 päeva madalal kaloraažil. Ketotoitumise ja vähi kohta on tehtud ka hästi palju uuringuid, ma olen vaatanud. Jaa, no see ketogeenne toitumine on see järgmine. Aga räägi natuke sellest paastu fasting mimicking diet, just. Tegemist on väga huvitava toitumisega, teadlased on alati teadnud ja näiteks sa tunned ka praegu Brian Johnsoni lugu, et tema on hästi väikses kalorivaeguses kogu aeg, no 200 kilokalorit või siis kui palju ta siis kõigub seal ja on teada, et see pikendab loomadel eluiga, et tõestatud, et üldse ei ole, keegi ei vaidle vastu. Ja on alati mõeldud, et kuidas siis saaks keskmine inimene saada paastumisest kasu, on igasugust religioossed paastud, no tead mingid erinevates traditsioonides ja kogukondades, aga üritati siis leida mingisugune viis, kuidas ka keskmine inimene saab ja just see Valter Longo praegu pakubki seda teha 5 järjestikul päeval kuus. Sa sööd ainult 300 kuni 800-900 kilokalorit päevas, 5 päeva jutti kuus ja ainult taimsed toidud. Ja sellel on ka mõte, sest taimne toit ei sisalda loomseid valke, sest loomsed valgud võivad liigselt stimuleerida mTOR ja muid selliseid valke, mis võivad soodustada näiteks paloomuliste kasvajate kasvu ja mis tahes. Nii et sisuliselt neil 5 päeval keha ühelt poolt puhkab loomsest toidust, taastub, see toit ei stimuleerida üle ja samaaegselt käivitub autofaagia ja mitofaagia, need protsessid, mille käigus keha puhastab neid vanu rakke, mingid kahjustatud rakke, vähirakke ja nii edasi, otsib neid üles ja ära hävitab. Ja näiteks mitofaagia on ka protsess, kus kehaga otsib üles neid vannu mitokondreid, hävitab neid ära, üritab. Aga kas siin on nüüd ka vahe, et kui ma olen 5 päeva täiesti ilma toiduta või siis nüüd 5 päeva see 500 kalorit seal päevas? See ongi see mõte, et natuke kergendada keskmise inimese jaoks. 5 päeva ilma toiduta oleks veel parem. Lihtsalt on niimoodi leidnud, et see on ilma suure stressita, keha just kui on ja seal on niimoodi, et see alaneva kaloraažiga esimesel päeval 900, järgmisel päeval 700 või 500 ja siis see võib jääda samal tasemel, võib natuke veel maha võtta. Ma proovisin seda ja ma olen seda korduvalt teinud tegelikult ja ma tellisin isegi see Prolon selle valmis toidu komplekt nii-öelda, mida sa saad tellida, 200 eurot maksab. Meil seda saab, aga poolt sellest toidust, mis seal on, ma ei ole söönud, sest see on lihtsalt nii kunstlik suhkrutega ja mulle see lihtsalt nii ei meeldinud, küll ma kirjutasin. Mis seal näiteks on siis? No mingid müslibatoonid ja mingi müsliseemne batoonid, kus on nagu suhkur sees või mingid siirupid. Okei, supid on nagu enam-vähem mingid lentils supp või mingisugused tundub enam-vähem. Aga kõik need batoonid ma jätsin alles, et ma ei ole neid söönud. Ja seal on mingid joogid on ka maitsestatud ja magustatud. No okei, võib-olla mõne suhkru asendajaga, mis on ühesõnaga, mulle ei meeldinud väga see lähenemine, aga mõte ise on nii äge ja seda fasting mimicking dietit igaüks võib teha kas kord kuus või kord kvartalis, ikka säilib efekt. Mis sa ise kõige pikem
pikemat paastu oled teinud ilma toiduta? Ja 5 päeva ongi minu kõige pikem paast olnud, et üle selle ei läinud nüüd see viimast korda, kui ma tegin selle 5-päevase paastu, ma tundsin ennast suhteliselt hästi, et ma läksin taas ketoosi ja kõik oli väga hästi. Aga lihtsalt ma pidin järgmisel päeval sõitma, no ühesõnaga meil oli see heaolulaager. Ja ma pidin järgmisel päeval sõitma heaolulaagrisse, ma lihtsalt kujutasin ette, et kuidas see kõik toidud seal ja kõik, et me hakkame seal nagu toitu valmistama, ma ütlesin, no ma ikkagi ei jaksa, et seda 6. päeva ma ei pea vastu. No aga 5 on ka juba väga hea, keha saab ilusti puhastatud, et ma arvan ka, et iga inimene peaks ja võiks aastas ikka mõned korrad seda pikemat paastuga teha. Ja minu arust on hästi oluline see, et kus su see alguspunkt on täpselt, et sa räägid tavainimene, sobib see mimicking nagu fasting on ja. Aga kui sa oled juba näiteks täpselt madala süsivesiku toitumise peal, siis see paastumine on nii palju lihtsam, sest sa oledki selles nii-öelda rasva energias rohkem, on ju. Et noh, oleneb täpselt nüüd toidustiilis, kas low carb või keto või täitsa karnivoor on ju ja mis perioodis, et ma ise siin tegin 4 päeva ja mul oli nii kerge, ma ei tundnud mitte midagi, ma nüüd tahaks uuesti teha ja ma tahaks teha 7 päeva. Et näha, et kuidas keha reageerib ja kas mul ka mingi nälg või midagi tuleb, et tahaks tunda midagi. ja no siin üks selline väike disclaimer ka, et paastumine ei pruugi sobida ikkagi igaühele pikem paast. 1-päevane, 2-päevane paast enamasti sobib igaühele, ka rasedatele naistele ja imetavatele naistele, et kui tõesti seda mitte teha 2 korda nädalas ja niimoodi nagu väga regulaarselt, sest tegemist on füsioloogilise paastumisega, kui te lihtsalt niisama ka ei söö või kui te jääte haigeks või mis tahes, te lihtsalt ei söö 1 või 1,5 või 2 päeva, ei juhtu mitte midagi. Keha sees on maksas ja lihastes glükogeeni, mis on glükoosi varu 2 päevaks, 48 tunniks. Siis keha hakkab juba võib-olla tahab muid energiaallikaid, aga 2 päevaks on see varu täiesti olemas. Ja lisaks muidugi inimesed, kellel on näiteks söömishäired, no vot siis ka natuke selline tuleb veidi arutada võib-olla kas mõne toitumisnõus, või sõbrannaga või ma ei tea, tervishoiutöötajaga, et kes kellegagi, kellel on paastumise kogemus ja kes oskab siin sellel teemal. Mul on see arvamus, et kui sa teed pikka paastu, sul peab olema eesmärk, miks sa seda teed, et niisama täpselt tavainimene, ma nüüd tahan 7 päeva ilma söömata olla nagu see, ta ei tee seda ära. Et sul peab olema eesmärk, miks sa seda teed ja sul peab olema mindset. Et ma ütlengi alati, et näiteks enda näljutamise ja paastumise ehk nälgimise vahel on mindset. Et kui sul siin peas on kõik korras, siis silme, et ma tahan ennast puhastada, organismi nagu taastada, mingi tervisemure vaja korda teha, sa teed selle ära, sul ei ole probleeme. Aga täpselt näiteks tavainimene, kellel on võib-olla toitumishäire, sööb iga päev makaroni ja saia, tahab nüüd 7 päeva paastuda järsku päeva pealt on ja ilma, et tal oleks näiteks ka seda vahelduv paastumise kogemust ees. Ma ütleks niimoodi, et see käib ka. Aga lihtsalt tõesti, et see tulemus või sellele inimesel lihtsalt võib selle paastumise käigus tekkida negatiivne kogemus. Et tema aju tõesti, tema keha ei ole sellega nii harjunud ära, kui muidu näiteks süsivesikute vaesel toitumisel või inimese korral, kes on juba näiteks varem teinud, ma ei tea, 1-päevane paast, võib ka siin sobida. Siin on ju jõudnud selliseid patsiente, kellel on negatiivne paastumise kogemus. Jaa, neid on väga palju ja lihtsalt see selline negatiivne mälu, negatiivne mindset on ka, millega tahaks tööd teha. See on sarnane sellega, kuidas naistel on igasuguste toitumissekkumistega negatiivne suhtumine. Sest nemad on proovinud näiteks erinevaid dieeti ja mina nüüd pakun neile süsivesikuid piirata. Otsega ei, ma olen kõike proovinud ja seda proovinud ja paastunud ja mida iganes veel. Muidugi erinevad paastud on erinevad, et keegi on paastunud, alapaastunud mingi tatra peal ja paastunud õunte peal ja just, et see ei ole paast. Me ikkagi räägime ja sellisest paastumisest, mis on päris paast. No paast tähendab kas veepaast, kuivpaast olla ja seda ma väga ei praktiseeri, ei soovita ja see on tõesti. Ma arvan, et kui sul on mingi terviseprobleem, mu isa näiteks, tal oli reuma, geneetiline selles mõttes ja ta paastumisega sai sellest niimoodi lahti, et nii kui ta kunagi peakski nüüd tundma tulevikus, et hakkab midagi tagasi tulema, ta teeb kiire paastu ja ei ole mingit reumat enam. Sai sellest nii-öelda kuivpaastuga lahti, et ta tegi 10 päeva, millest ta siis 3 seal vahel ei joonud vett ka. Ja, super. Ja neid selliseid juhtumeid on palju ja mida, internet on meil ka selleks nüüd, kas meie on või
Õnnetus. ja või õnnetus, et ja keeruline öelda, aga no lihtsalt mingil hetkel meditsiin või meditsiinitöötajad või noh, nii-öelda kaasaegne konventsionaalne meditsiin lihtsalt hakkas arvama, et kõik, mis on looduslik, et see on ebatervislik. Taimed, paastumine, päikese käes viibimine, mis tahes muu asi, selge, et kui liialdada millegagi, no tõesti oleks kahjulik, aga näiteks selle paastumisega, noh, meil on näiteks Tartu kandis on üks paasturavikliinik, loodusbiospa ja mul on päris palju patsiente, kes on seal käinud ja kes on abi saanud. Selge, et võib-olla üle keskmise sissetulekuga võib olla inimese jaoks teenus, aga ei pea sinna minema. Et te võite lihtsalt veidi rohkem paastumise kohta lugeda ja lihtsalt alustada millestki ühest päevast. Kui üks päev on liiga palju, alustage, et kui te praegu näiteks sööte kell 7 hommikul ja viimast korda sööte kell 10 õhtul, siis teil ongi see söömisaken 15 tundi, see on liiga pikk. Hakake seda lühendama, et see oleks 12 tundi, et üks tund hiljem sööte oma hommikusööki, üks tund varem sööte oma õhtusööki või mingit näksimist lõpetate natuke varem. Ja tasakesi lühendate oma söömisaken selliselt, et see olekski kuskil 8-tunnine, võib-olla mõni päev 6-tunnine esimesest viimase söögi korrani, et näiteks alustate oma hommikusöögiga kell 11 ja lõpetate kell 5 või kell 6, no on ju väga hea vahemik. Ja see ongi algus kuuga, paari, 3 kuuga jõuate sinna, kus näiteks üks päev nädalas võite süüa ainult 1 või 2 korda päevas. Ja sellest edasi lähete. Täpselt samamoodi süsivesikute vaese toitumisega. Kui te praegu sööte ainult purkseid ja pastat ja riisi, iga nurga peal on meil mingid Itaalia restoraanid ja nii edasi. Ainuke viis, kuidas sellest nii-öelda õigesti ja valutult lahti saada, tuleb tasakesi millegi muu peale üle minna. Et mitte ühe päevaga kõik korraga paastumine, süsivesikute vaene toitumine, trenn 7 päeva nädalas. See ei toimi. Suur tükk ajab suu lõhki. Jaa. Et lihtsalt just. No nüüd me jõudsimegi eri liiki paastumiste juurde, on ju, et täpselt on need pikad paastud, on vahelduv paastumine, on ka selline, on ju, et sa näiteks nädalas ühel päeval 24 tundi ei söö, on ju, terve päev siis rohkem kui 24 tegelikult. Ja no võib, see sõltub, üldiselt arvatakse, et see toit meil on näiteks maos kuskil 2,5, 4, 5 tundi, no sõltub inimesest. Nii et kui niimoodi jämedalt öelda, et siis tõesti selle söögikorra lõpust kuni järgmise söögikorrani ongi 24 tundi. Kui olla veidi täpsem, siis me võtame veel siit sellest söögikorra lõpust veel 3-4 tundi ja loeme sellest ajast. Näiteks kui te sõite oma hommikusöögi kell 7 ja siis me loeme paastu algust alates kella 11. Et järgmine kord, kui te soovite pidada 24 tunnist paastu, te hakkate sööma alates 11 järgmisel päeval, 12 näiteks. Lühemate paastute jooksul ei pea väga muretsema, mida te hakkate sööma järgmisel päeval või mis paastu rikkumine. Sest 24 tundi üldiselt valutu keha väga seal ei hakka midagi ümber ehitama veel. Nii et see võib olla, oletame, et see on ikkagi tervislik mingi toit. Et see ei ole süsivesikute rikas, taas ei ole mingi pasta või makrosalat või mis tahes. Tähendab mingi makaronisalat või mingi kartulisalat. Ja kui paastud on pikemad, 48-72 tundi, siis tuleb juba mõelda, mida te esimesena sööte, sest keha magu üldse seedekulgla jäi või oli mingi aeg ilma toiduta ja selleks, et nii-öelda stressi sellele mitte tekkida. See ei ole väga teaduslikult tõestatud, see on pigem aastate pikkune, mitte minu, aga aastate pikkune kogemus. Näiteks kui me vaatame neid soovitusi, mida annavad kogenud kuulsad paastukliinikud, Maier kliinik või Buhinger-Wilhelmi, nemad soovitavadki alustada väiksema toiduga. Pigem kui te olete segatoitlane, siis olgu need köögiviljad küpsetatud
ja või näiteks puljonk, võib ka olla köögiviljapuljonk või lihapuljonk, mis tahes ja siis juba 3-4 tunni möödudes võib juba midagi toitvamat süüa, aga ikkagi olla natuke leebem. Ja mida pikem paast, seda pikem väljaminek, selle väljaastumine või väljaminek sellest paastumisest, jah. Nii, tulles tagasi biohäkkimise juurde, me saime uni, toitumine, paastumine ja paastumine. No unest võib-olla ütleks seda, et kõik need meie ülesanne, et uni oleks maksimaalselt kosutav ja une kosutamise eest või kosutava mõju eest vastutab ka see, et meie keha peab öösel puhkama täisväärtuslikult maksimaalselt. Selleks me näiteks peame lõpetama kõik söögikorrad 3-4 tundi enne magaminekut. Milleks on seda vaja? Selleks, et keha peab oma temperatuuri langetama umbes 1,5 kraadi. Lisaks kõik seedemahlad, kogu seedesüsteem peab maha rahunema. Ja et me jõuaks sügavasse unnega, insuliini tase peab langema ja glukoos peab langema. Et kui te sööte veel enne magaminekut mingeid süsivesikuid, mingid jäätist taas või lähete restoraani, sõite seal mingid pastad õhtusöögiks või risotot või lasanjat või midagi sellist, mida muidu siinsed inimesed ei ole kunagi söönud, aga eraldi teema. Siis glukoos võib püsida kaua kõrge, insuliin võib püsida kaua kõrge, aga insuliin ja melatoniin on kontrahormoonid. Et melatoniin ei saa tõusta seni, kuni insuliin on kõrge, et insuliin peab langema. Aga mida te selleks peate tegema? Pärast õhtusööki veel jalutama tunnike. Ja muidugi veel parem mitte süüa süsivesikuid. Ja lisaks öösel meil eritub kasvuhormoon. Kasvuhormoon soodustab nii kogu keha taastumist, ütleme nii. Mul on küsimus selle kasvuhormooni kohta. Kas kasvuhormoonil on ka see nii-öelda rütm ööpäevas, et ta hakkab teatud kellaajal erituma või see on nii, et näiteks sa lähed magama kas kell 23 või kell 2 öösel ikka samamoodi see kasvuhormoon toimib? Ja arvatakse, et kasvuhormooni eritumine on sünkroniseeritud planetaarse rütmiga. Et no meil siin mis iganes mingid magnetväljad, kuutsüklid ja nii edasi, et kasvuhormoon on pigem sellega sünkroniseeritud. Kui te kolite näiteks Eestist Jaapanisse, siis mingi aja pärast ei tea millal teie kasvuhormoon hakkab erituma vastavalt sellele, millised rütmid on teil seal, millal päike tõuseb ja millal kuu ja nii edasi. Nii et kindlasti on mingi tsükliline see eritub tsüklidega, aga jah, see sõltub sellest. Praegu ka arvatakse, et kui te lähete magama näiteks kell 12 või kell 1 või kell 2 öösel, no käib ka, lihtsalt te peate keha ette valmistama selleks magaminekuks. Et te peate 2-3 tundi enne mitte nii, et te võite absoluutselt sellist elu elada, et te võite teha mida iganes ja kui nüüd Saadi ütles, et võib kell 2 minna magama ja nüüd võibki nii, ei, kehtib täpselt sama reegel, kui te läheksite magama kell 9 või kell 10. 2-3 tundi enne seda tuleb kõik tuled vaigistada, minna üle oranži ja punase värvi pirnidele, mitte nendele sinise spektriga LED-pirnidele, mida me tavaliselt sisse lülitame, kasutama hakata sinist spektri blokeerivaid prille, vaigistada muusikat, mitte vaadata mingeid põnevikke, mitte süüa 3-4 tundi enne magaminekut ja nii edasi. Nagu hämardada kõike ja nii on, et eks siis kui te lähete magama kell 1, peate sellega alustama juba kuskil 10 paiku niimoodi. Ja aga siis see magamineku aeg peab olema enam-vähem samasugune igal ööl. Mitte nii, et kord lähete kell 11, kord kell 2, kord kell 12, kord niimoodi. See on kõige halvem. Üldiselt arvatakse 20, maksimaalselt 30 minutit siia sinna on lubatud. Et see rütm on ikkagi oluline, et sa läheksid iga päev samal kellaajal magama, kas ülesärkamisega samamoodi? Ja ülesärkamisega on umbes sama, sest teie keha harjub kortisooli eritumine neerupealist, no ütleme, kõik siseelundid pigem tahavad rütmi ja stabiilsust. Ja sellepäraski näiteks inimesed, kes teevad öövalveid või need inimesed, kes sageli reisivad, nemad on haigemad.
nendel on ülekaalu, nendel on mingid muid ainevahetuslikud probleemid, sest keha ei saa kohaneda, ta kogu aeg tajub stressi, et ta mingiks ajaks ju proovis kohaneda ja siis taas muudetakse ja siis taas muudetakse. Eriti halvad on näiteks öised vahetused siis, kui nad on erineva graafiku järgi. Kõige parem öine vahetus või graafik oleks selline, et see imiteeriks päeva nii-öelda. Ehk siis üks päev te töötate hommikuses valves või nagu hommikuses vahetuses. Teine päev töötate päevases vahetuses, kolmas päev öises vahetuses ja siis võib olla mingi vahe ja siis taas hommikune, päevane, öine, hommikune, päevane, öine. Kõige halvem on see, kui te töötate, ma ei tea, üks nädal, kolmapäev, reede, teine nädal, esmaspäev, teisipäev, neljapäev ja siis kord 24 tundi, kord 12 tundi. Ja, vot see on kõige halvem. Keha on segaduses. Ja see ongi, et meid ei õpetata oma keha vajadusi kuulama ja austama, et me peame raha teenima, me peame teiste jaoks head olema ja kõike ära tegema, multifunktsionaalsed olema, kõike jõudma, aga oma keha jaoks ja just hiljuti pöördus minu poole üks minu tuttav ja ta töötab ka saatejuhina ja ütleme nii, tal on selline hästi hõivatud elustiil, ta töötab mitmes kohas ja käib erinevatel üritustel ja nii, ta lihtsalt nii-öelda pole aega enda jaoks. Meil ei ole muud varianti, ma ei saa talle oma aega loovutada ja et tema kuidagi kompenseerida neid probleeme. Ja mulle tundub, et ta ei ole ka küps selleks, kuigi ta pöördus, ta maksis raha mulle minu vastuvõtu eest. Ma koostasin talle hästi põhjaliku protokolli, aga ma pole kindel, et ta on küps ja ta on valmis, sest mul ei ole mingit valmis tabletti talle, pilli, lahendust. Ma ei ole hüpnotisöör, et ma kohe päeva pealt, aga hüpnotisöörid ka muidugi, hüpnoterapeudid nii ei saa seda elu muuta. Nii et ikkagi see biohäkkimine on pikk protsess ja kui me soovime neid muutusi päriselt näha elus, selleks kulub aega. Aasta, 2, 3, 5. Sõltub sellest, kui palju te olete juba selleks ajaks, kus te otsustate, et hakkate oma kehaga tegelema, olete juba mingis punktis, kus on juba päris madal seis. Mis on veel oluline, on näiteks päike. Päiksest praegu räägitakse samuti aina rohkem. Ma olen kirjutanud igasuguseid artikleid, mille vastu on siis igasugust negatiivset tagasisidet olnud. Eks ma propageerin, et ma soodustan seda, et Eesti elanikel nahavähki tekib ja nii edasi, et mis arst ma olen ja nii edasi. Aga on teada, et päike ise, WHO poolt on siis kantserogeeniks või kartsinogeeniks nimetatud ja see põhjustab vähki. Aga see on tinglik või tingimuslik, et ainult muude tingimuste juures päike põhjustab vähki. Mis on need tingimused? Ebatervislik elustiil. Kui sinu immuunsus on hästi madal, siis kõik, mitte ainult päike, kõik muud tegurid, alkohol, toitumine, mis tahes õhk, saast, võivad igasugused haigusi tekkida täpselt samamoodi ka päike, mis otseselt algusest peale ei olnud ette nähtud selleks, et ta oleks vähki põhjustanud, sest me oleme loomad, kõik loomad käivad päikese all. Vaata ka see koduloomad kassid, kui tuppa tuleb päikesekiir, siis kass läheb ju kohe täpselt sinna koer. Ja vaata, neil on mingi kaitsev kiht, et karvad või mis tahes, meil on ka natuke, aga ikkagi loomadena oleme mõeldud selleks, et viibida päikse käes. Riskitegurid on muidugi ka need, kus me üldse ei näe päikest nagu kõik kaasaegsed inimesed, et kui sa oled ise kindlasti reisil käinud ja oled näinud kuskil, ma ei tea, Hispaanias või kuskil kurordil Vahemeres neid nagu öeldakse, Inglismaal britid siis tulevad ja nad on lumevalged ja nad seal 10 päevaga kõrbevad ära, nii juba teisel päeval. See on kõige halvem. See on nahavähki põhjustab ebatervislik
käitumine ja absoluutselt vastutustundetu käitumine oma tervise suhtes. Tuleb tekitada, praegu räägitakse sellest, tuleb tekitada nii-öelda solar callus. Seda kritiseeritakse, et meditsiiniline kogukond siis kritiseerib seda, et ütleb, et meil pole olemas sellist solar callus mõistet. Teine pool räägib, et jah, võimalik, et tõesti nii on, et solar callus ongi väike selline pruunistamine ja naha struktuuri, naha värvi muutmine pideva päikese mõju tõttu. Ja siin eeskätt peetakse silmas mitte ainult suve jooksul, vaid aastaringselt. Et tegelikult me oleme loodud selleks, et viibida õues aastaringselt. No mitte alasti 24/7, aga teatud perioodidel. Ja see ei ole kindlasti ainult suvi. Ja erinevad kehaosad peavad päikest nägema. Ja siis tekibki selline hästi väike nagu pruunistumine, naha pruunistumine, mis ongi tervislik. Sest päikese erinevatel perioodidel, erineval ajal, päeva ajal on erinevad päikesespektri osad. Infrared, infrapuna, UVA, UVB ja siis taas õhtupoole jälle UVA, infrared, near infrared, infrapuna valgus. Ja meie nahk peab seda kõike saama. Ja uuringutes või katsetes on leidnud loomadel, et infrapuna valgus valmistab nahka ette UVA ja UVB valguseks, et sisuliselt töötab nagu SPF 15 tegur. Kui me seda infrapuna näeme väga sageli, ehk siis käime väljas, sööme hommikusööki väljas ja nii edasi, või kui te sõidate kusagile Vahemere, ma ei tea, kuhu iganes puhkusele, siis teie ülesanne selleks, et ei saaks päiksepõletust igal hommikul viibida õues, et saada hommikust päikest. Aga kui lihtsalt aknast vaadata? Sobib ka, aga üldiselt kui me räägime põletuse profülaktikaks, taas see ei ole, inimestel ei ole neid katseid tehtud, et need on loomadel katsed ja siis mingid oletused, hüpoteesid. Et see ikkagi peab olema üsna regulaarne ja ütleme nii hommikuse päiksega. Inimene peab ühesõnaga tekitama ise endal vaikselt selle kaitsekihi nii-öelda. Et sa ei saa minna täpselt eestlasena kuskile Taisse, Austraaliasse laus päikse kätte, siis mõtled, miks ma ära põlesin appi. Ja siis pole mõtet, muidugi räägitakse sellest, et peab päiksekaitsekreemi kasutama, sest see on ainuke viis, kuidas teie vaest nahka võib kaitsta. Aga kui see päiksekaitsekreem sisaldab nagu täpselt neid samu aineid, mis seda vähki tegelikult tekitavad? Ja, päris palju uuringuid on tehtud ja perearstide selts regulaarselt viib läbi see perearst mingi mingisugune saade, kus nad räägivad sellest ja üks nendest saadet hiljuti oli ka seotud päiksekaitsekreemidega. Seal arutati, et kas poolt või vastu, ikkagi muidugi räägitakse, et poolt, et päiksekaitsekreemid on kasulikud ja head ja mingid halba efekti ei ole leidnud. Siiski ma oleks päiksekaitsekreemidega ettevaatlik, sest on leidnud mõnes uuringus, et need ained, mida nad sisaldavad, on leidnud, et need jõuavad ka verre. Ei leitud korrelatsiooni või seost, kas neid ained põhjustavad mingeid haigusi, aga kes näiteks kontrollib, et me ju kasutame neid aastaid või nii suurtes kogustes. Ja muidugi kõik need kreemid, mida me paneme enda peale, need pärast lähevad nojah, ma just tahtsin käed, et nagu vette ja siis sellel teel, et osa sellest kindlasti mingi osa jääb alles ja et siis me kahjustame ka teisi igasugust mikroorganisme, mis ja neid uuringut on ka tehtud, et kas ikka mingid koralle kahjustab ja seal on ka sellised vasturääkivad tulemused, et keegi räägib, et see kahjustab, keegi räägib, et see kontsentratsioon on ikkagi üliväike, et see ei kahjusta loodust. Aga tuleb iga asja peale mõelda siin
ja muidugi, kui te lähete hästi aktiivse päikse kätte ja ta ei ole selleks päikseks valmis, siis tuleb pigem päiksekreemi kaasa võtta ja seda vajadusel kasutada, eriti hästi aktiivse UVA tugevuse juures. Seda te saate alati vaadata, te võite lihtsalt googeldada UV indeks ja siis lihtsalt, seal on erinevad programme ja äppe, mida võib alla laadida, kui see UV indeks üle 4-5, siis võib juba mõelda kaitse peale, aga see ei pea olema kaitsekreem, see võib olla pigem vari või riided. No aga neid kreeme on erinevaid ka, tuleb vaadata koostisosi. Just, need mineraalbaasi kaitsekreemid. Muidugi see beef tallow ja sellised väga sellised kodused, mingi kakao või selge, et need ei kaitse. Et need võivad pehmendada, need võivad mingi minimaalselt SPF 1, 2, 3, aga see on tilkmerre, et olge nendega ka ettevaatlikud. Aga päikse käest tuleb viibida ja see on üks biohäkkimise viis. Hommikune päike, vähemalt 10 minutit, meil praegu päikest väga ei ole, aga minu hommikune rituaal ja ma oma kõikidele naistele, kellele me praegu parasjagu on meil üks kursus, kus ma soovitan, et 10 minutit aken lahti terrassile, rõdule, viibige, pange jope selga ja lihtsalt olge seal kuskil istuge aknalaua peal ja lihtsalt mõelge oma elu peale, hingake, te võite ka scrollida seal, aga lihtsalt see ongi see vahe, et kas te scrollite toas, pimedas toas või kas te scrollite õues, sest isegi pilvise ilmaga lukside, see valgus intensiivsus on niivõrd suur. Näiteks toas võib olla, ma ei tea, 100 lüksi või 500 lüksi, 1000 lüksi maksimaalselt, aga see pilvise ilmaga võib õues olla 10 000 lüksi, et on juba 10 korda või 100 korda rohkem isegi võib olla võrreldi sellega, kui me toas oleme. Oluline on ka viibida muidugi päikse käes ka keset päeva, selleks, et saada D-vitamiini. See ongi üks suur probleem, et me ei viibi ka keset päeva, sest me oleme tööl. Aga UVB, mis soodustab D-vitamiini tootmist, ongi keset päeva. Nii et selle poole pealt suitsetajatel on üks eelis. Et lihtsalt nad saavad igat tüüpi päiksekirgust, valgust, kõiki spektreid, nii et tõesti on nad tervislikumad selle poole pealt. Nii et see, mis inimestele praegu sisendatud on, et päikest tuleb vältida, päikest tuleb karta ja ennast tuleb kaitsta päikse eest, on tegelikult... see on selline narratiiv, mis on ise kahjustav, et tuleb inimestele selgitada, mis olukorras on päike kahjulik. Et ja lihtsalt muuta inimeste elu selliseks, et ei tekiks sellist olukorda, et me kõik paneme, mul kõik patsiendid, naised, kõik juba hommikul väljuvad selle UV-filtriga, kreemiga hommikul kodust. Mul oli ka üks ülekaaluga üks patsient, naine, ja ta lahkus, minu meelest ta siis läks tööle kuskil 6:50 või 7 ja ta pani kreemi peale ja ta pani päikseprille pähe ja ta kõnnis tööle 20 minutit ja ma ütlesin talle, saage aru, et UV ultraviolettkiirgus on kell 7, pool 8, 8, pool 9 hommikul on 0. Maksimaalselt 1. Ja te kaitsete ennast, nagu panete mingid kuulikindlad kaitset enda peale, et üldse ükski fotoon, päiksefotoon nahka ei jõuaks. See on kuritegu, et ennast niimoodi kaitsta. Kuritegu iseenda vastu, kui ma just mõtlen, et praegu väga popp nahaarstid kõik. Esimene asi, mis on, pane SPF-i näkku igal hommikul, isegi kui päikest väljas ei ole. Näkku. Me teame, et see tõesti kaitseb ja see ennetab naha vananemist ja igal naha, või tähendab vananemisvast, mis tahes anti-agingu või ilukonverentsidel räägitakse, et päike on üks peamisi naha vananemise tegureid. Aga mis siis? Me peame leidma mingid lahendus sellele, et see ei ole ka väljapääs. Ja veel muidugi lastele pannakse ka nüüd lasteaedades päiksekaitsekreemi peale ja
40-50 SPF-i Eestis ja no see on lihtsalt nii, ma ei tea, kurb, no on lihtsalt kurb seda kuulda. Ja, et siis need vaesed lapsed ei näe nii päikest, nad mängivad tubadest, keegi väga ei viitsi nendega õues käia, siis veel kasutavad seda. Muidugi on oluline ka õhtust päikest näha, sest no me oleme rääkinud juba ka varem, et see oranž-punane hommikul, sinine või selline kollane keset päeva ja siis oranž ja punane õhtul ja mida rohkem õhtupoole, seda tuleb kõik need valgusteid nii-öelda vaigistada ja viia üle sellisele režiimile ja see on eriti oluline ka siis, kui sul on unehäired, sest keha tahab õhtul rahuneda, aga sinine valgus telefonidelt, arvutitelt, see stimuleerib kortisooli, nagu oleks keset päeva, kus on sinine valgus. Sama asi on täpselt lastega, kes praegu ei maga ja see laste unetuse probleem on nii suureks muutunud praegu. Ja laste haiglas enam keegi ei saa sellega hakkama ja mingi aeg on meil perearstide seas on seal olnud ka arutelus no inimesed, arstid kurtsid, et unehäiretega ei saa, kui teevad konsultatsioone laste arstidele, ei saa mingid normaalseid soovitusi. Sest keegi ei tea, selge, mingisugused keskmised soovitused, seda me teame, aga lastele praegu hakatakse määrama melatoniini. Selleks, et nad magaksid hästi, võib-olla see aitaks, aga kas oleks paremini sellele lapsele lihtsalt vaigistada 3 tundi enne magaminekut valgust, panna ta punase selle valguse sisse, mitte toita last 3-4 tundi enne magaminekut, mitte anda talle mingit Oreo või Chocopied või mis tahes, mida lapsele antakse veel ööseks. Ja see tõstab tal glukoosi, insuliini ja siis veel see sinine valgus ja kõik kokku, muidugi ta ei maga. Aga see melatoniini tarbimine kuidagi pikemas perspektiivis või kogustest rääkides kehal kuidagi neid automaatseid rütme ja hormoonide tootmisi ära ei riku? Osa uuringuid räägivad sellest, et võib sinna sekkuda. Eriti pikemal kasutamisel, eriti suuremad kogused, üle 5 milligrammi, aga praegu me leiame seal iHerbist ka 10 ja 20 milligrammi ja suuremaid annuseid praegu kasutatakse näiteks raskemate haiguste raviskeemides, näiteks vähiraviskeemides ja neid annused 50 milligrammi ja 100 milligrammi, aga keskmise inimese jaoks kõige sobilikum annus oleks 0,3 milligrammi. Nii et ma olen juba varem sellest rääkinud, et apteegist te leiate 1,9 või 1, aga teile oleks vaja 0,3. Tuleb vaeva näha ja sellises annuses leida melatoniini, sest Eestis seda nii lihtsalt ka kätte ei saa, et tuleb ja lõikad tableti 4. Ja, just. Nii, me oleme rääkinud 4 põhitalast. On seal biohäkkimises veel mingeid põhitalasid? Treening. Kõik treeninguliigid on millekski mõeldud. Meil on aeroobne, reeglina. Anaeroobne, siis mingid venitusharjutused, siis haid ja sprint tüüpi harjutused. Mingisugused veel, mis on väikeste lihastega seotud, mingid diafragmaal, hingamised, mingid need progresseeruv relakseerimine või relaksatsioon ja nii edasi. Seleta korra kuulajale, mis vahe on anaeroobne treening? Ja, meie keha kasutab erinevat moodi, või ta kasutab erinevat moodi energiaallikaid. Ütleme nii, selleks, et meie keha saaks ATP toota, energiat toota, me peame hapnikku tarbima. Ja see jagamine ongi loodud sellel põhjal, et kui meie rakud või on võimelised tarbida piisavalt palju hapnikku ja sellest hapnikust toota piisavas koguses energiat, see ongi aeroobne trenn. Aeroobne trenn on selline trenn, mille käigus me ei hakka hingeldama. Et kus me võime veel vähem normaalselt rääkida. Seda saab siis nagu näiteks pulsi järgi määrata? Jaa, pulsi järgi on umbes zoon 2-3 üleminek. Kokku on meil 4 või 5 zooni ja
tsoon 2 on siis kuskil 7–75% maksimaalsest pulssi sagedusest. Mis see näiteks võib olla siis mingi jalutamine? Ja maksimaalse pulssi sagedus saab välja arvatud, keskmiselt, eks ole, 220 minus vanus, see on siis 100%. Näiteks ma olen 40 ja siis 220 minus 40 on siis 180, see on minu maksimaalne pulss, see on minu tsoon 5. Ja kui 0,75, 75% sellest välja arvutame. Ja see ongi minu aeroobse trenni piir, mille üle ma ei tohiks minna. Muidu minu mitokondrid ei hakka enam normaalses aeroobses rütmis, skeemis energiat tootma. Siis ma lähen üle anaeroobsele energia tarbimisele või tootmisele. Ja neid ongi sörgjooks, rattaga sõid, mõidukas tempos, kepikõind, ujumine ka kergemas tempos, kõik sellised, võib olla sõudmine ka kergemas tempos. Ja anaeroobne trenn, pigem me oleme harjunud sellega, et anaeroobne on jõutrenn, et kus lihased hakkavad juba muid energiaallikaid kasutama, sest hapnikust ei piisa. Nagu näiteks? Näiteks glükoos. Ja muidugi anaeroobse ja siis see glükolüüsi, läbi glükolüüsi protsessi. Kas siis aeroobses näiteks keha kasutab rohkem rasva või? Mingi aja jooksul ta võib kasutada energiaallikaks ka rasva. Kohe ei hakka seda kasutama, sest ta kasutab parasjagu seda, mida tal on antud. Aga näiteks, kui inimene on madala süsivesiku toitumisel, näiteks ketotoitumisel, ja ta tahab rasvaprotsenti langetada, nüüd tal on valida, kas ta läheb jooksma või ta läheb jalutama pikemaks ajaks, siis tegelikult jalutamine on ju parem rasvapõletuse eesmärgil. Sest kui ta läheb jooksma, siis keha hakkab seal süsivesikuid juba kasutama, mis seal veel on ja kui ta ketotoitumisel on. Ja, ketogeensel toitumisel, ühesõnaga meil on see Randall cycle ja Randall cycle räägib sellest, et see reegel räägib sellest, et meie keha kasutab parasjagu sellist energiaallikat, mida me talle anname. Kui see inimene on ketogeensel toitumisel, ta enam ei saa kasutada süsivesikuid. Selge, et tal on see glükogeeni varu mingiks ajaks, paariks päevaks või intensiivse trenni ajaks, võib olla mitmeks tunniks intensiivse trenni, aga keha ikka kasutab glükoosi. Aga lihtsalt nende reservide taastamiseks keha kasutab muid allikaid, selleks meil tuleb appi rasv. Nii et me rasva ei kasuta kohe trenni käigus, kui me ei ole sügavas ketoosis. Ja kus meil tõesti ei ole ka lihastes, ei ole ka maksas glükogeeni varusid, aga seda, ütleme keskmine ketogeensel toitumisel olev inimene, ta sellise tulemuseni pigem ei jõua. Et tegemist on raviketoosiga, kus ketoonide tase kuskil, ma ei tea, üle 3, 4, 5, 6 võib olla niimoodi. Siis sellel inimesel tõesti kehal ei ole muud võimalust, et ta kasutab ainult rasva, kas toidust saadud või oma sisemisest aga eelistatav energiaallikas keha jaoks lihtsamini omastatav on alati glükoos, kas väljast poolt saadud või oma kehas olev. Taas, kas see glükogeen, mis on meie maksas lihastes, ka teistes elundites. Aga me teame ka praegu, et näiteks paljudel sportlasel, võistlussportlastel see Andrew Kutnik viib neid uuringuid läbi, kus ta ikkagi leiab, et ketoosis inimesed on palju võimsamad võrreldes inimestega, kes endiselt kasutavad energiaallikaks, sportlased, kes endiselt kasutavad energiaallikaks süsivesikuid suurtes kogustes. Mingid rattasportlased, mingid sellised vastupidavusega ja ma just tahtsin, et siin on räägitud hästi palju, et täpselt näiteks ketoosis olev inimene võib selle maratoni algusest lõpuni ära joosta, aga need, kes ei ole ketoosis, peavad seal vahepeal mingid suhkrujooke jooma. Täpselt, et lihtsalt seal on mingi piir, mida ketoosis inimesed saavad, mitte väga kergesti, aga ikka saavad ületada, aga inimesed, kellel on kelle keha tugineb ainult glükoosi ja glükogeeni varule ja kui nende inimeste keha ei ole see metabolic flexible ja ehk et su keha ei suuda nagu ümber lülitada seda, kus ta energiat võtab, kas rasvast või süsivesikust. Sai otsa, et ta ei oska kohe seda rasvast tootma, kui sa oled olnud ketogeensel toitumisel või kui sa oled
paastoja, kui sa oled karnivoor võib-olla, et siis su keha oskab kohe seda uut energiaallikat leida. Ja sellest tulenevalt ka ketogeenne toitumine on üks biohäkkimise strateegia, sest ketoonidel on põletikuvastane toime, nii nagu sa ise rääkisid juba, et isa kohta ja enda kohta sa oled varem rääkinud, et ma võin väga hea näite kohe tuua. Mul samamoodi on geneetiliselt päritud see leebemas vormis reuma, iga sügis kohe, liigesed kõik hakkavad valutama. Nüüd, kui ma karnivoorluse peal olen olnud, mitte midagi pole valutanud aastaid. Ja see aasta praegu ma proovisin nüüd minna nagu low carbile praegu 1.5 ja kohe annab tunda. Kohe annab tunda, puusad, põlved, küünarnukid, randmed, kohe valutab. See on, et okei, ma lähen ikkagi tagasi, et nagu süsivesikud päris nagu nulli viia, et keha kohe reageeris. Ja, vot siis peame mõtlema, et kas tegemist on, kuigi sa võib-olla oled endiselt, sõltub, sa võid endiselt olla ketoosis, aga lihtsalt see ketoos ei ole niivõrd tugev võrreldes sellega, kui sa oled karnivoor toitumisel. Ja ketoonid pärsivad ka näiteks ärevust, ketoonid pärsivad depressiooni. Nii et kui sul on depressiooni, ärevust, mingit, ma ei tea, kärsitust, mingisuguseid probleeme üldse meeleoluga, sa oled võtnud antidepressante ja ma ei tea, konfliktid kogu aeg kellegagi, mine üle ketogeensele toitumisele. See on kõige lihtsam viis, kõige võimsam viis, mida sulle loodus annab, et lahendada probleeme. Sa ei pea sellel kogu aeg ketogeensel toitumisel olla. Sa võid seal olla 2, 3 aru saada, mis on probleem või aru saada, kuidas mõista, kuidas kuivõrd hea on olla niimoodi. Võid pärast tagasi minna näiteks süsivesikute vaesele toitumisele või üldse oma tavalisele toitumisele. Kas sa oled näinud oma patsientide puhul, et kui keegi nüüd teebki selle ketogeense toitumise või low carb toitumise läbi, kas keegi läheb üldse kunagi tagasi sinna, et ta sööb iga päev suures koguses pitsat, pastat? Tead, neid läbikukkumisi on olnud ja reeglina on neid olnud sellised perekondlikud probleemid. Et näiteks naine või mees proovib seda ära teha, proovib alustada erinevatel põhjustel kaalu langetamiseks või mõne muu terviseprobleemi lahendamiseks, psoriaasia näiteks korral, aga lihtsalt ei leia toetust peres ja see on ja lihtsalt kukub läbi ja lihtsalt tuleb minu juurde, näiteks me plaanime kohtuda temaga 3 kuu pärast, ta tuleb minu juurde aasta pärast ja tal on kõik täpselt samamoodi, mis oli, ta ütles, et ma 2 kuud olin, aga siis mingisugused probleemid, keegi haigestus, keegi mis iganes ja lihtsalt libises maha ja kõige halvem ongi see, et meil ei ole sellist süsteemi, kus oleks mingi coaching, et kui ma määran ravi, ma oledan, et see inimene järgib seda, muidugi kõige lihtsam on tableti võtta, aga kui see on sinu elustiil ja ei ole sellist tuge, ei ole võrgustikku, ma ei tea, kogemusnõustaja või kuidas seda inimest võiks nimetada. Ja veel ketogeenset, kui me räägime näiteks ülekaalust ja lastel, noorukitel, lastel ketogeenset toitumist harva määratakse, aga noorukitel, noortel inimestel, või täiskasvanutel, eakatel inimestel vahet ei ole, et esimene asi, mida tuleb teha, tuleb süsivesikuid piirata. Süsivesikud on siis riis, kartul, pasta, kõik leivalised, šokolaad, tume šokolaad sobib, miks mitte, et kui sa ei ole karnivoor, et üldiselt ketogeensel toitumise 86-90% šokolaad enam-vähem sobib väikses koguses. Kõik need mahlad, kuivatatud puuviljad, neid tuleb, kõik need mangod, kuivatatud smuutid, neid ei ole tervislikud sinu jaoks, kui sul on mingi probleem, millest me oleme täna rääkinud ja räägime veel, siis ärevus, depressioon, menstruaaltsükli häired, viljatus, ülekaal, polütsüstilised munasarjad, obsessiivkompulsiivne häire, migreenid, libido langus, kõrge vererõhk, kõrge kolesterol, rasvastunud maaks, tursed. Kas on üldse mingi terviseprobleem, mida see nagu süsivesikute vähendamine ei, kas siis raviks või leevendaks vähemalt? Keeruline öelda, mingid spetsiifilised asjad
kindlasti. Sest tegelikult on ju leidutud isegi autoimmuunhaigusi. Ja isegi autoimmuunhaigusi. Ja on leidutud ka näiteks, no sageli arvatakse, et kui sul on näiteks kilpnäärme alatalitlus, siis autoimmuun, siis süsivesikute vaest toitumist justkui ei tohi kasutada, sest see halvendab kilpnäärme talitlust veelgi. Tegelikult ükski uuring ei näidanud, et süsivesikute vaene toitumine või ketogeenne või hästi korraldatud ketogeenne toitumine oleks mõjutanud negatiivselt kilpnäärme talitlust või mingit ainevahetust. Ja kilpnäärme hormooni tase tõuseb, aga tähendab vastupidi, langeb. Ja inimesed arvavad, no TSH tase tõuseb, TSH kilpnäärme stimuleeriva hormooni tase tõuseb. See tähendaks seda, et alatalitlus justkui süveneb, aga me teame, et süsivesikute vaesel toitumisel koed muutuvad tundlikumaks erinevate hormoonide suhtes, seal hulgas kilpnäärme hormooni suhtes. Ja sellest ongi tingitud see, et kilpnääre hakkab tootma veelgi vähem kilpnäärme hormooni. Ja see ei ole selle süsivesikute vaese toitumise negatiivne tagajärg. See on lihtsalt sellega kaasnev näht, et keha kohaneb sellega. Nii et ei tasu karta. Cherry picking ja pealkirjadest, uuringutest midagi välja. Ja te leiate seda ja ma olen seda infot ka ajalehtedest leidnud, et no on ju tuleneb ju nendest artiklidest ka, et kui inimene lõpetab süsivesikuid, siis ta kilpnäärme talitlus aeglustub veelgi, aga see ei ole probleem, see ei ole haigus. Ja lisaks, kui veel mõelda igasuguste dieetide peale, kalorite piirangute peale, vot just need asjad, kui inimesed soovivad kaalust alla saada, just need on kahjulikud. Nii kilpnäärme tervise suhtes, kui ka vaimse tervise suhtes, depressiooni, ärevuse suhtes, te süvendate neid veel rohkem. Seega palun ärge kasutage kõiki neid dieete, mida praegu teile pakutakse, mida müüakse eestlastele tuhandete kaupa. Ma vaatan neid kodulehti, kus pakutakse, no meil on mitu erinevat pakkujad, kes pakuvad, no ma ei tea, iga teine eestlane on vist seda dieeti on siis katsetanud. Ja poest neid toite. Räägin ka, meil on aasta 2025, dieedid ei tööta. Ja, just, et lihtsalt pole mõtet, okei, sa maksad see 39 €, see maksab või ma ei tea, 29 € või 40 või ainult sulle, ainult täna see, ainult kuni 1. detsembrini see pakett sulle. Aga sellel paketil või selles paketis on selline toitumine, kus sulle lubatakse süüa puuvilju, pastat, leiba, torti, kananagitsed ja viinerid. Peaasi, et sa jääks oma 1800 kilokalori sisse. No see on ju lihtsalt kõige suurem pettus üldse, mida võib ette kujutada. Et ei tohi kaloreid piirata. Me juba rääkisime alguses, et ainult mõned päevad kuus või kvartalis, kui sa paastud, võib kaloreid piirata. Kui sa soovid paastuda kord nädalas, paastu, piira oma kaloreid kord nädalas. Kui sa soovid paastuda kord 6-2 päeva või 3 päeva, paastu, piira oma kaloreid. Aga ülejäänud aeg, palun ära piira oma kaloreid, piira oma süsivesikuid, piira neid süskareid, mida igast kraanist veega juba varsti hakkavad neid süsivesikud tulema. Aga mida praegu tehakse? Low fat, aina, igal pool. Jumala eest, et rasva ei sööks. Just. Aga tulles tagasi nüüd selle trenni juurde ja biohäkkimise juurde, mis selle trenniga seal ikkagi tehakse? Et siis oluline on silmas pidada, et nii aeroobne kui ka anaeroobne on oluline. Nii et anaeroobne, ütleme nii, üldiselt ainevahetusliku tervise parandamiseks on mõistlik kasutada aeroobsest, sest see treenib ja kasvatab meie mitokondreid. Mitokondrid toodavad meie, need on peamised energia tootmise jaamad, aga kui mitokondrid on korrast ära, siis kogu keha on ka korrast ära, tekivad ka haigust ja praegu arvatakse, et ka vähk on ka mitokondrid väärtalitlusest tingitud haigus ja kõik muud. 90%, üle 90% haigustest on mitokondrite väärtööga seotud. Nii et selleks on kõige olulisem aeroobne koormus. Tulles korra selle vähi juurde, ehk et ei olegi siis geneetiline. Vähi kohta
no vot, kui me vaatame meie Tervise Arengu Instituudi ja meie konventsionaalse meditsiini pooldajate nii-öelda sellise agarate propageerijate väidete juurde, siis nad räägivad, et ikkagi, no ma nüüd ei mäleta, 30% või 40% või 50% on siis geneetilised. No tegelikult me teame, et Ja mis need ülejäänud siis on? ülejäänud Elustiil. siis elustiil ja no me üldiselt, kui me kõiki haigusi vaatame, et no 7% on või 7-9 või 7-10% võivad olla geneetilise sellise enam-vähem selge geneetilise päritoluga. Ülejäänud 90% on elustiil. Või ma praegu eksin, kas ma räägin ainult vähist, sest ma olen seda teemat uurinud, aga ma praegu ajan võib-olla asju sassi, et me räägime ilmselt ikkagi vähkidest, et geneetilise sellise hästi selge geneetilise eelsoodumusega on kuni 10% vähkidest. Aga meile sisestatakse, et vähk on ikka geneetiline haigus, et sellest ei pääse, kui sul on, ei ole. Ja me teame isegi selle BRCA geeniga, no mis on kõige levinum praegu naiste rinnanäärme ja suguelundite pahaloomulise kasvajaga seotud geen, BRCA1, BRCA2, no kõik muud alaliigid. Et ei ole, et nagu, et just kui ei oleks võimalik, on võimalik. Selge, et 80% naistest oma elu jooksul nendel tekib vähk, aga ülejäänud 20%. Ja siis veel need 80% me võime oma elustiiliga selle vähi tekkimise aega edasi lükata nii kaugele, et see vähk tekib teil 80-ndatel, kui kogu elu on juba elatud tervislikult, aga see on elustiil. Geenidel on ju ka vaja seda õiget keskkonda, et üldse Täpselt. avaldada ja aktiveeruda. Seda nimetataksegi epigeneetikaks, epigeneetika on juba mõned 30-40 aastat on siin olnud meil tõusu teel ja see on kõige olulisem ja paljud meedikud veel ei saa sellest aru lõplikult ja endiselt räägivad, ei, mul on isal vähk, ma ei tea, emal vähk ja nüüd, no või kui sa tuled arsti juurde, et ta räägib, no sul on see geneetiline. No eelsoodumus ja me teame ka, et see eelsoodumus võib anda kuni pluss 9-10% sinu üldriskile. No mis see on? Ülejäänud 90% on see, kuidas sa ise oma elu siin tuleb ära korraldad. psühhosomaatika ka mängu on ju, et inimene mõtleb ja siis mõtlebki ennast haigeks. Ja igasugused energeetilised osad ka meie kehas, et me ei koosne ainult lihast ja luust. Me koosneme ka energiaväljast. Ja see energiaväli, et me iga rakk toodab ka mingid rakud ka suhtlevad oma vahel, me suhtleme teiste inimestega täpselt energeetilisel tasandil ja nii edasi. Lihtsalt inimene on niivõrd keeruline selline substants. Nii, ja mis puudutab nüüd ikkagi anaeroobset ja aeroobset. Anaeroobset oleks meil vaja ka selleks, no eeskätt me kasutame seda kõik need jõutrenni, aga ka näiteks raskemad, no näiteks ujumine hästi kiires tempos või rattaga sõit siis, kui mäkke, jah. Et kui südamelökkide sagedus ikka tõuseb üle 50-70, et siis läheb hästi keeruliseks. Seda on üldiselt vaja meile lihaste kasvatamiseks. Ja selge, et ka see kiirendab jõutrenn, soodustab intensiivsemat rakkude uuenemist, sest see stimuleerib mTOR-i, et iga jõutrenn stimuleerib seda mTOR kompleksit, mis vastutab meie keha struktuuride uuendamise eest. Sellepärastki need inimesed, kes teevad jõutrenni, nende vastupanuvõime, nende eluiga on ka pikem. Ma ei räägi praegu neist, praegu räägitakse ka need jõusaali bodybuilderid, kes surevad vara ja no selge, no see on eraldi selline kategooria, kes pingutavad üle. Tervislikust treenimisest. Ja tervislikust treenimisest räägime. Ja kui me kombineerime aeroobset ja anaeroobset trenni, et igaüks neist siis panustab erinevatesse nagu struktuuridesse, kohtadesse, rakendus nende punktidesse.
ja annab meie kehale midagi, mida rohkem me lihaseid kasutame, seda rohkem me sööme suhkrut. Ja nii, et sellest tulenevalt, et kui teil on kalduvust kõrgemale veresuhkrule, kui on natuke kuskil ülekaalu või saate aru, et süsivesikute rikkama toitumisega on tegemist, siis pigem jõutrenn oleks siin asjakohane. Aga jõutrenn ainult päeva esimeses pooles, ainult jõukohane, mitte 7 korda nädalas, mitte kell 9 õhtul või öösel, ainult päeva esimeses pooles. Mis juhtub, kui inimene läheb õhtul nüüd hilja trenni? Ja sellega me tõstame kortisooli kunstlikult. Taas, kui me võtame seda kortisooli süljast, et siis vaatame seda kortisooli päevast profiili, siis me näeme, et kell 8, 12, 4 ja 8 õhtul iga 4 tunni tagant, siis kell 8 ja 12 kõige kõrgemad kortisoolid. No kell 8 on kõige kõrgem. 12 läheb juba natuke allapoole, võib mõnel inimesel võib natuke olla ka kõrgem veel. Aga kell 8 võib see olla 0 lähedane juba. No näiteks kell 8 hommikul võib see olla näiteks 20, aga kell 8 õhtul võib see juba olla 0,8 või 1. Et 0 lähedane, kui me läheme õhtul trenni, me stimuleerime seda kortisooli, me pigistame seda välja meie neerupealistes ja kui me veel teeme trenni sinise valguse käes jõusaalis, kui me teeks trenni õues, üks asi, päikse loojava päikse käes ja see oleks loomulikum võib-olla, sest see on oranži värvi valgus, see alandab kortisooli, aga kui me teeme seda ja siis valju muusikaga ja siis veel sõidame koju ja siis veel läheme poodi veel kus on samuti ka valgus. See enne trenni võetakse igast erguteid ja energiajooke. Just. Nii, et me lihtsalt sa ei jõua sügavasse unne. Sa võid magada, aga sellel unel ei ole kosutavat mõju ja sa tahadki kogu aeg magada. Ja kui sa veel norskad näiteks öösel, no veel halvem. Või kui sa magad veel väikse, me juba rääkisime tookord, kui valgus satub ka tuppa, magamistuppa öösel, see halvendab sinu unekvaliteeti veelgi, et ei lase melatoniinil tõusta. Ja tekitab terviseprobleeme. Ja, nii et ole teadlik, et see iga trenn ei ole hea stress sinu kehale. Trenn on alati stress, aga tee vahet, kas see on tervislik trenn või ebatervislik. Et mul on olnud ka patsiente, naisi enamasti, kes on tõesti teinud 6-7 korda nädalas trenni, igapäevselt käinud selleks, et kaalust alla võtta. Aga nad ei saa kaalust alla. Kortisol on kogu aeg nii üleval. Kortisol on kogu aeg üleval, see hoiab lihtsalt keha ressursse niivõrd tugevalt kinni, et ta kardab, miks see vaene naine meil jookseb ringi ja miks ta tõstab, kas tal, mis on lahti, et mis ta hirmutab, et keha tahab teid kaitsta. Ainuke viis, võib ka niimoodi rääkida sellest, et miks meil haigused tekivad, on, et keha on niivõrd läbi mõeldud mehhanism, et iga haigus, mis meil tekib, see kaitseb meil millegi eest ebasoodsa väliskeskkonna eest. Praegu räägitakse ka näiteks kaest või kataraktast. Et kae tekib siis, kui meil arvatakse hüpotees, et kaitsta meil liigse sinise valguse eest. Et lihtsalt see hajutab seda sinist valgust ja seda ei satu nii palju enam silmadesse, et see ei häiri üldsüsteemi, seda proopiomelanokardiinisüsteemi ja kõik muu edasi, mis meie ööpäevaseid rütme juhatab. Ja kõik muud haigused, kõrgvererõhk, see ei ole see haigus, mis meid otseselt kahjustaks. Muidugi, kui on see pikalt, siis see meid kahjustab. Aga see on ka millegi tagajärg. See on liigsete süsivesikute tagajärg, kõrgvererõhk. Sest süsivesikud tõstavad insuliini, insuliin hoiab natriumid sees ja siis keha on kogu aeg nii-öelda turses või paistes, hoiab vedelikku sees ja see tõstab sisemist vererõhku. Lisaks süsivesikud ergutavad sümpaatilist närvisüsteemi. Nii et kui te soovite olla rahulikum, loobuge süsivesikutest. Need hoiavad teid kogu aeg pinges ja soodustavad kortisooli tõusu, nad stimuleerivad sümpaatilist närvisüsteemi. Aga meie ülesanne on terve elu jooksul olla pigem parasümpaatilist närvisüsteemi mõju all, ehk vagusnärvi mõju all, uitnärvi mõju all, mida me peame ärritama, ergutama rasvadega, jooga, mediteerimise, tai chi, tsegongiga, mantrade lugemisega, laulmisega, palvetamisega, massaaž,
mis tahes diafragmaal hingamine, kõhu hingamine. Nii et kui te soovite rahu, kasutage neid loomulikke vahendeid, mida loodus pakub. No nagu sa rääkisid, need kaed ja kõrged vererõhud, keha räägib meiega kogu aeg. Just. Tuleb lihtsalt ja hakata kõik nahaprobleemid ja näiteks viljatus. Kui me viljatusest räägime, see ongi märk sellest, et keha ei ole valmiks eostumiseks. Aga me kasutame kunstlikku viljastust. Vaatamata sellele, et keha räägib, et ta ei ole valmis selleks. No siin on tõesti selline dilemma. Selge see, et inimesed soovivad lapsi saada, aga kui keha ei ole valmis, miks me vägisi sisestame seda munarakku ja laseme sel lapsele areneda. Et see on tõesti selline keeruline eetika küsimus ja veel biohäkkimisest rääkides, mitte ainult valgus, aga ka näiteks toksiinid. Praegu kasutatakse väga palju igasugused seadmed, mis midagi puhastavad, et näiteks veepuhastus, see pöördosmoosi süsteemid on praegu eriti populaarsed ja ilmselt nendele mingit alternatiive ei olegi. Et kui sa tahad puhtat vett praegu ilma mikroplastita, ilma mingisuguste hormoonide, nitriiti, nitraatideta ja seda vett tuleb rikastada veel mineraalidega. Et siis selle pöördosmoosi juurde kuulub ka selline mineraalidega cartridge või allikavesi. No siis kvaliteedi osas ei oska ma öelda. Veel igasugused muud toksiinid, kosmeetika, õhu saastunud õhk, ehk siis õhupuhastid ioniseeriva funktsiooniga või ioniseerimise funktsiooniga, need on kõik ka biohäkkimise vahendid. Kindlasti on ka päris seadmed, mida kasutatakse. Infrapunaseade, krüoteraapia seadmed, HBOT, hyperbaric oxygenation therapy, hyperbaric hapnikraavi, kõik need kambrid, et kuhu te lähete, teid pannakse kinni ja seal erineva hapnikupartsaale rõhu all te hingate või viibite seal tund, 1,5–2. Nii ja naa sellega. Hiljuti oli üks artikkel, ma ei tea, kas sa nägid, kus plahvatas üks või Inglismaal üks füsioterapeut vist ise põles ära seal selles kambris. Ei, ma ei ole näinud. Sest saate, see on ju puhas hapnik ja sinna ei lubata ei meiki ega arvutitaga ideaalis ka ei tohiks lubada ega telefoniga. Sest kui isegi mingi pieso elekter sinna tekib, et võib kohe plahvatada. Mis tal juhtus seal siis? Oligi midagi, ma täpselt ei tea, kes nüüd täpselt teab, aga ilmselt selle kasutus nagu ohutuse mingid reeglite rikkumine või midagi sellist oli. Ja tuleb alati valida, millist seadet te kasutate. Praegu kõik need infrapunamatid, infrapunamaskid ja mis tahes. EMF, elektromagnetväljad. See on see, mida te panete oma kehale, oma näole. Kas teie rakud tahavad seda veel juurde juba telefoni EMF-ile, wifi. Et selle mati asemel mine pigem sauna. Jaa. Sauna kasutatakse ka biohäkkimises. Jaa, just. Et infrapunasauna kohta on siin ka mõni küsimus, et kas EMF elektromagnetväli, mida toodab see infrapunasaun, kas see on ka kahjulik. Aga tavaline puuküttega saun. Jaa, see on kõige parem. Siiani arvatakse, et ikkagi see on kõige parem. Sauna ajal teie keha toodab kuuma šokivalke. Need töötavad nagu sellised rakkude ja sisemiste struktuuride rakkuvalkude DNA, sellised päästjad või hoidjad. Ja mida sagedamini me neid juurde toodame või stimuleerime, seda rohkem nad kaitsevad rakkude sisemisi struktuure, aga liialdada ka ei tasu, sest kui neid on liiga palju, need võivad juba ka näiteks vähirakke kaitsma hakata, et mitte ainult terveid rakke, vaid ka vähirakke, nii et nad võivad ka ellu jääda. Nii et saun 5-6 korda nädalas suurepärane. 70-80 kraadi, pool tundi, näiteks 2 jagatuna, suurepärane, ilma alkoholita muidugi.
ja kõik need külmavee-protseduurid, jäätünnid, no vaata ise, et naiste kohta praegu on nii ja naa uuringud ja mingid arstide arvamused, et ma arvan, et iga naine, eriti naised on ju, et peaks oma keha kuulama, et ma tean, paljudele naistele sobib see talisuplus ja meeldib, aga on ka neid, kellel nagu üldse ei meeldi ja siis mõtlevad, et kõik räägivad, et nii hea, et ma peaks ka minema, aga ma ei suuda, mulle ei meeldi külm vesi. Ma arvan, et sa siis ikkagi ei pea minema, kui su keha ütleb ja tunneb, et sulle see ei meeldi, on ju. Ja, seda ma toetan. Mis veel biohäkkimises seal mingid põhitalasid? Ma tean, et palju toidulisanditega seal mängitakse. Ja, toidulisandite osas on ka kõige suurem probleem on sellest, et toidulisandite koostis. Et sellest kirjutatakse ka paljudes kohtades, et sa üldse ei pruugi saada seda, mis seal purgi peal kirjas. Ja need annused võivad olla nii väiksemad kui ka suuremad, mitu korda, 100 korda kõrgemad võivad olla. Ja mul on olnud, ma ei mäleta, kas me oleme ka sinuga rääkinud sel teemal, aga mul oli üks patsient, üks naisterahvas, kes sai selle maksakahjustus, et ta tellis iHerbist toidulisandid, naistel vitamiinid ja veel kaalu alandamiseks mingi lisand ja siis mõne päeva pärast nahk läks kollaseks ja no seal oli mingi taimede segu, mingi 10 taime või midagi sellist. Ja juba paari päevaga. Ja see tal kestis väga kaua, et need toksilised hepatiidid, toksilised maksapõletikud, need kestavad ka väga kaua. Ma mõtlen, et inimene võttis paar päeva juba keha reageeris. Mõne inimese keha on natuke tugevam, on ju, et ta võtab nagu pool aastat, aastaid ja siis üks hetk keha annab otsad, reageerib, on ju, et tegelikult jah, sa kunagi ei tea, mis seal sees on ja kuidas su keha reageerib nendele. Ja meil peamised sellised toidulisandid, no millest praegu kõik räägitakse, kõik need Rhonda Patrick ja kõik need sellised tervise teadmisi jagavad Ameerika arstid üldse, kes on biohäkkimisega, longevity'ga seotud, on ikkagi omega-3. Sellest ka räägitakse praegu negatiivseid, et kes see karnivoor, psühhiaater Paul Saladino, kes nüüd räägib sellest, et omega on ikkagi bullshit ja et see selge, et see on rääsunud ja oksüdeerunud ka kapslites ja vedelikus. Aga ikkagi meil ei ole sellele mingit alternatiivi, kui me kala ei söö, kuigi me elame siin mere ääres, aga ma ei tea, kes siis noortest praegu üldse kala sööb, kui siis harva mingi forelli või lõhe, mis on kasvanduses kasvatatud, ma ei tea, mida on need forellid seal söönud. Me ei taha ka teada vist. Aga keegi ei söö praegu skumbriat ja räime ja killu, ei söö keegi ja heeringed ja kui sa lähed praegu, sa ei leia normaalset heeringet. Tavapoest jah, päris kala või mereande ei saagi. Ja kõik need krevetid on ju ka mingi Vietnamis kasvatatud. Nii et omega tuleb kuskilt saada, siis tuleb lihtsalt leida veidi kallim lisand. Mina kasutan ise seda Fjordi lisandit, mulle tundub, et nagu kvaliteedi poole pealt nii palju, kui ma olen aru saanud, neil on ka kontrollitud, sest selline. Jah, ma just tahtsin öelda toidulisandite koha pealt, et tee hästi palju uurimistööd, vaata, et kuhu laboritesse on saadetud neid, mis tulemused sealt on tulnud, on ja kas nad on ainult üks kord teinud neid teste kontrolle või nad pidevalt teevad neid lisandite kontrollimisi, on ju. Ja kui on mingi, enam-vähem mingisugune firma näiteks, mis toodab ravimeid üks sama, siis võib-olla on natuke suurem tõenäosus, et kvaliteedi poole pealt võiks seal natuke parem olla. Ja omega D3, K2 vitamiiniga, magneesium, neid ongi ilmselt need peamised 3 asja. Kõik ülejäänud, praegu on hästi populaarsed seened erinevates kombinatsioonides. Mis sa arvad nendest? Ma ise ei võta Lion's Mane'i, ei võta Chagat. Mõtlen, ma olen lihtsalt hästi tundlik need erinevate lisandite suhtes, kui neid on mingi siirupis või vedelikus, et siis mul mingi nahaga kohe lööb mingi lööve, soolestik väga, väga tundlik ja aga näiteks kapslid on Reishid ja Shiitake ja seda ma kasutan küll. Veel, jah.
et veel on praegu hästi popiks läinud ju nagu veiseorganite kaplid, Jaa. on ju mingi pulbrid ja Jaa. siis ongi, et veise südamed ja veise maksad ja nii just. kapslitena kui ka pulbritena. Kilpnääre ja Mis sa nendest arvad? Asendavad need mingid vitamiine, et kui seal on ju maksas tehtud kapslid, siis seal peaks korralikult Jaa. olema vitamiine. Minul endal on puhtalt subjektiivne arvamus. Ma ei ole ausalt ütlen otsinud mingeid artikleid sellel teemal. Aga mul on olnud mõned patsiendid, kes on saanud neid lisandeid nii näiteks Taimaalt kui ka kohalik. Meil on siin üks kohalik tootja ka Nutri eest. Ja no niivõrd kuivõrd kohalik, ma siis ei tea, aga igatahes. Ja nendega tundub, et näiteks kilpnäärme talitlus on tal korras, aga samas ma olen kuulnud kas ühe endokrinoloogi käest või keegi on siis, kes keegi vahendas lihtsalt seda infot, et keegi sai ka mingi toksilise efekti nendest kapslitest. Mul ei ole meeles enam, kust neid pärit olid, kas kohalikud või kuskilt välismaalt saadud. Aga jah, on sellega keeruline, tegemist kontsentraadiga. Ja annus on seal umbes keskmine igaühele sama, näiteks 6 kapslit või 8 kapslit. No vaata, sina kaalud 50 kilogrammi, mina kaalun 100 kilogrammi, mina olen mees, sa oled naine. Mul on sellised haigused, mul on sellised ravimid, sul on nagu vastupidi. Et ei ole mitte midagi ja kes siis peab millist annust võtta, see on kõige suurem mure toidulisanditega, sest puudub mingisugune arusaam, puudub individualiseeritud lähenemine. Ravimitega on üldiselt sama asi. Mõnikord muidugi, kui inimesel on mingi neeruhaigus, raske või maksahaigus, siis seal tootja paneb sisse, et kui see analüüs on selline, siis kohanda. Aga toidulisandite puhul seda ei ole. Me umbes teame, et keskmise inimese jaoks 1 kuni 3 grammi omega-3 on okei. Umbes teame, et keskmise inimese jaoks, ma ei tea, 400 grammi magneesiumi bisglütsinaati on okei. Või resveratrooli kuni 1 grammi on okei. Pterostilbeeni kuni 150 grammi on okei. No mingid, ma ei tea, spermidiini 2,5 grammi on okei. Kas see on sulle ka? Kas sinu jaoks näiteks avaldab seda mõju, sama mõju, mis avaldab mulle? Üks asi on kogus, ja teine asi on ka nüüd aeg. Millal ja millega koos võtta, et see üldse toimiks sul on ju. See on ka väga oluline ja lisaks kui me teeme näiteks seda farmakogeneetilist paneeli geeniuuringut sisulist, kuidas sinu keha töötleb ravimeid. Meil puuduvad seal andmed toidulisandite kohta. Meil on andmed seal mingid kolesteroolravimite kohta, valuvaigistite, mingi vähiravimite kohta, aga toidulisandite kohta mitte. Ja tõesti sinu jaoks võib see olla mürk, aga minu jaoks võib olla väga mõjuv ravim. Et biohäkkimine, see hõlmab põhimõtteliselt kõike. Ja oluline on, meil on siin ka, eks ole, sellised kuulsaid biohäkkereid, see Siim Landist me üldse ei hakkagi rääkima, see on selline meil kõige võimsam ilmselt inimene, kes on endale nime teinud ja ära teeninud. Aga ma arvangi, et ta on rohkem tuntud nagu maailmas kui Eestis. Öeldakse, ükski prohvet pole kuulus omal maal. Et tema ka, kui tema näiteks on teinud oma podcast'e, siis on ta kogu aeg rõhutanud, et just nagu temale, tema on seda kasutanud, tema, see ei tähenda seda, et teile see sobib. Et mul endal ka, ma ei tea, mul on mingi 40 erinevad toidulisandid praegu seal sahtlites, võib-olla rohkem. Aga ma ei kasuta kõike iga päev, see on ka üks võti. Teed sa mingite kuuridena neid siis? Mul ei ole mingit programmi, ma olen 10 korda endale koostanud programme, aga ma ei kasuta seda, et ma võtan niimoodi, et nagu mul umbes praegu peas mingi mõte on, et ma võtan näiteks neid, mida ei tohi võtta näiteks trenniga, mingid tugevad antioksüdandid, mingid resveratrooli, berberiini, A, E, C vitamiine, mingid tugevad antioksüdante ma ei võtta näiteks trennipäeval, võtan üle päeva neid ja näiteks need, mis ergutavad toimega, mingid adaptogeenid, mingid ashwagandad, šisandrad, andrograafist, seda tean ka millal võtta,
et selles mõttes, kui tunnen, et veidi rohkem vajan tuge, veidi rohkem selline madal seis, no siis pigem võtan neid, aga kui vastupidi tunnen veidi rohkem energiat, lõpetan nendega. Mõni inimene võib ka sellest juba palju kahju saada, kui ta ei saa aru, kuidas üks või teine samas grupist taim võib mõjuda. Näiteks meil on adaptogeenide grupp rodiola, no kuldjuur, ženshen, ingver, ashwagandha, guarana ja eleuterokokk. Et tuleb teada, milliseid võtta, sest mõni on tasakaalustava toimega, mõni on ergutava, mõni on rahustava, aga kõik on adaptogeenid, kõik aitavad stressiga toime tulla. See on suur probleem praegu, et inimesed ei tea tegelikult nendest teemadest mitte midagi. Millal, millega võtta, aga kõigil on need vitamiinid, mineraalid kätte saadaval ja siis kõik võtavad lihtsalt suvalisel ajal, suvalises koguses teadmatagi, kas tal üldse on seda vaja, mis see tema kehas teeb, halba, head. Ja. Siin ka ütleme longevity biohackimise kontekstis on oluline. No meil on ka toidulisandid, mis on kombineeritud mõjuga ja hästi keerulise koostisega, näiteks taimed. Kui sa võtad mingi taimeekstrakti, see sisaldab erinevaid ühendeid sees. Kui sa võtad ainult magneesiumid, ainult seleeni, tsinki, C, A, E, vitamiini või mis ta, sa tead, et see on täpselt see. No siis võib olla keskmise. Kui on. Ja. Keskmise inimese jaoks võib-olla oleks mõistlik kasutada üksik ainetega või selge koostisosaga, et mille suhtes ta teab, et ta näiteks vajab seda, ma ei tea, mingid vitamiinid või näiteks tõesti mingid puhtad asjad, seleeni üle päeva, magneesiumid õhtuti, ACE vitamiinid ei tea, siis D3, K2 vitamiinid, K2 kas enne võtmist üldse teha mingid testid, enne kui üldse midagi võtma hakkad, et näha, kas sul üldse on vaja võtta? Ja nende testidega on ka nõnda, et nende tulemused, eriti siis, kui me räägime vees lahustuvate vitamiinide kohta, need võivad varieeruda ka päeva lõikes, nii et sa võid ka anda vereproovi, aga see on päris kallis, et sa ei hakka seda iga päev tegema. Kui sul on võimalust ja näiteks anda seda näiteks kuu jooksul 2 või 3 korda, see oleks suurepärane. Siis me saaks üle vaadata tõesti. B-rühma vitamiinid, seleenium, tsinku, 10 magneesium, need kõik võib anda. See kokku võib minna umbes 500 euro, 600, 500, 600 võib-olla, võib ka 1000 olla. Et kui seal kõike seal, mida Synlab näiteks pakub seal mineraalide paneelist ja vitamiinide paneelist võtta, see oleks väga hea ülevaade. Et kui sul läheneb sünnipäev, võib-olla küsi oma sõprade käest, las nad kingivad sulle raha ja kuluta seda oma tervisele. Ei pea neid kontrollima, muide, kui sa sööd tervislikult, kui sa enam-vähem normaalselt magad. Kui aga mis on tänapäeva inimese jaoks tervislik toitumine ja hästi magamine? Ja, me üritasime täna juba enam-vähem rääkida sellest, et valk ja rasv ja öko ja mahe ja harvem süüa, aga pigem hästi toitvad söögikorra. Aga kui nüüd ongi mõni kuulaja, kes on väga huvitatud biohäkkimisest ja tahaks alustada, ta võib sinu juurde tulla, sa teed kõike seda, pakud seda? Jaa, võib tulla. Teine asi on see, et meil ei ole näiteks praegu, kui me räägime mingisugustest seadmetest, näiteks EHBOT, hyperbaric oxygen, see hapnikraavi või näiteks infrapuna valgusraavi. Meil seda kahjuks ei ole kuskilt võtta või pakkuda. Tartus on praegu meil üks body therapy, üks koht, kus seda hapnikraavi saab teha. Meil siin on näiteks krüoteraapia, selle Väike-Ameerikas ka pakutakse. Nii et sisuliselt inimene võib ka ise leida ja kasutada, aga kui ta kahtleb, kui tal on mingeid tervisemuresid, et ta ei tea, kas nende puhul võib seda kasutada või näiteks millise skeemiga, et kas iga päev või ma ei tea, kord nädalas, kord kuus ja või kui tal näiteks sageli tullakse perekonnaga, et abikaasad soovivad oma tervist parandada või näiteks lapse saamiseks valmistuvad ette, et mida teha, et oma tervist optimeerida. See on nii oluline koht minu arust, meist ei räägita, et naine peab 9 kuud ilusti kõik toituma ja ei tohi midagi teha, aga mees just 9 kuud enne peaks mees kõik selle läbi tegema, on ju? Täpselt.
ütle siia lõppu mingisugused esimesed sammud, mida inimene saab nüüd kohe teha täna, homme, et oma eluiga pikendada ja paremini oma elu elada. Prioritiseeri und. Mõtle une peale nii, nagu see oleks kõige olulisem asi üldse sinu elus. Mine magama samal ajal, 20 tundi enne magamine, kord lõpeta söömise ja kanna sinist värvi blokeerivaid prille ja vaigista kõik need LED-pirnid, laevalgustid ja mine üle punasele valgusele õhtul. Teiseks, proovi paastuda. Alusta intervallpaastumisest, natuke loe sellest, intermittent fasting. Ja kui see õnnestub, mine üle regulaarsele veepaastule kord nädalas 24 tundi. Sõltumata sellest, kus sa oled, reisi kodus, haige, terve, proovi paastuda näiteks iga esmaspäev, iga teisipäev. Kolmandaks, stimuleeri oma uitnärvi. See tähendab rahune, ürita oma keha rahustada igal võimalusel, igal hetkel, hinga kõhuga, kasuta hingamispraktikaid, karbi, see kast hingamine, koherentne hingamine, laula igal hetkel, duši all, autos, madalates toonides või madalatel toonidel, madala tooniga laula. Ja kui sa ei ole kunagi kirikus käinud ja oled alati tahtnud mine kirikusse, kui ühesõnaga viibi aeg õues ja kuula oma keha. Kui su keha on väsinud, kui sa tahad magada, mine ja maga seni, kuni sa saad aru, et nüüd aitab, nüüd on tehtud ja iga muu tegevusega täpselt samamoodi. Hakka oma keha kuulama. Ja. Suur aitäh, et sa tulid. Aitäh.